Tere kõigile, head vaatajad! Eesti eest nädala uudised 124. saade. Lõppenud nädala kõige olulisem oli muidugi Iraani vastasseis Iisraeli USA-ga ja peamiselt sellest meie saade ka räägib. California kuberner Gavin Newsom. Energiahinnad tõusevad kogu maailmas, naftahinnad on tõusnud ja bensiinihinnad tõusevad Trumpi sõja tõttu. Iisrael pommitas järjekordset kooli, seekord Liibanonis. Al-Mustafa kool sai pihta. Rahvas süütab USA konsulaadi Lahoreis Pakistanis põlema. Kinnitatud on, et USA relvajõudude õhutõrjesüsteemi THAAD radar Al-Ruwaisi baasis AÜE-s on hävitatud. IRGC teatas 2 seda tüüpi radari hävitamisest, mis nõrgestas oluliselt USA võimet Iraani rakette pealt kuulata. Iraani rünnaku järel põleb Dubais asuv Ameerika konsulaat. Senaator Richard Blumenthal hetk tagasi pärast Iraani teemalist briifingut. Ma kardan pärast seda briifingut rohkem kui kunagi varem, et me võime saapad ehk sõdurid maa peale panna. Jutt siis maavägede saadmisest Iraani. Iraanlased tulid 4. tööd järjest välja Islami Vabariiki toetama, marsside ulatus ja selle suurus on enneolematu. Vladimir Putin plaanib peatada gaasitarned Euroopa Liitu. Riigipea teadis, et annab valitsusele korralduse kaaluda võimalus peatada Venemaa gaasitarned Euroopasse kohe, ootamata 2027. aastani, mil Euroopa Liit kavatseb impordi täielikult lõpetada. Nad plaanivad 6 aja pärast kehtestada Vene gaasi, sealhulgas veeldatud gaasi ostmise piirangud ja seejärel aasta hiljem 2027. aastal edasi piirangud kui täieliku keeluni kaasa arvatud, meenutas president. Ta esitas otsese küsimuse. Võib-olla oleks meile praegu kasulikum Euroopa turu varustamine lõpetada, liikuda arenevatele turgudele ja seal kanda kinnitada. Putin rõhutas. Ka siin tahan selgelt öelda, pole mingit poliitilist motiivi. Kui nad kavatsevad meid nii 6 või 2 pärast sulgeda, kas poleks parem praegu peatuda ja minna riikidesse, mis on usaldusväärsed partnerid ja end seal sisse seada. Ning Iraani välisminister Abbas Araghchi ei andnud NBC intervjuus otsest vastust küsimusele, kas Venemaa ja Hiina aitavad sõjas USA ja Iisraeli vastu. Kas Venemaa ja Hiina aitavad teid selles sõjas aktiivselt, küsis ajakirjanik temalt. Nad on meid alati aidanud, vastas minister. Seega jah, täpsustas ajakirjanik. Ma ei hakka keset sõda detailidesse laskuma, ütles Araghchi. Rahvaalgatusest veel nii palju, et tänase seisuga on seal elektroonselt 322 allkirja, mis näitab muidugi, et inimesed on kahjuks apaatsed. Ja homme siis ehk esmaspäeval 9. märtsil on Tallinna Ülikoolis koosolek, kus siis sundüürnike ja teiste teemat arutatakse kohapeal. Kes eelmist saadet kuulas, see teab, kuhu koguneda. Aga ütleme siis veel kord, et see on Silva ruumikompleksis S235. Loodetavasti andmed on täpsed. Eesti eest portaal saab olla tsensuurivaba ja täiesti sõltumatu ainult kui toetate meid pisikese toetusega, toeta eestiest.com-i Mihkel Johannes Paimla EE 40770008496547 märksõna ülekanne. Seda on võimalik näha ka saate alguspooles olevates tiitrites kui ka päris lõpus. Loodan, et te leiate võimaluse meie tegevust ka nüüd lähipäevil toetada. Mis puudutab vandenõude analüüsi saadet, siis see peaks eetrisse jõudma umbes märtsi keskpaiku ja tänan, et meie saadet vaatasite ja järgmises saates, mis kas on järgmisel pühapäeval või siis ülejärgmisel, võtame ka kokku lühidalt selle, mis toimus 9. märtsi koosolekul. Meie poolt kõik.